et see on meie viimane hotelli hommikusöök. Nad kutsuvad hommikusöögiks väga naljakaid asju. No see on nagu väga järjepidev see ümmargune sai ja supp. Igas hotellis hommikusöögiks söönud. Me oleme jälle uues kohas. Me oleme Mumbaist 400 kilomeetrit ida pool keset India subkontinenti väikeste džunglite vahel Aurangabadis. Miks me siin oleme? See on täiesti võrdlemisi suvaline linn. Võib-olla linna ajaloo juurde ma tulen hiljem õhtul tagasi, aga siin on lähedal päris mitu pühakoobaste kompleksi. Siin on Ellora koopad ja siin on Ajanta koopad. Mõlemad koopasüsteemid on circa 1500 aastat vanad. On nad siis ära unustatud päris pikaks ja nüüd 19. sajandil nad üles leitud, uuesti välja kaevatud. Me läheme vaatama Ellora koopaid, mis on siit mingi 30 kilomeetri kaugusel ja me katsume seda teha väga kohalikul viisil bussiga. Me oleme siis kohal Ellora koobastes, mis on circa 30 kilomeetrit siis Aurangabadist eemal. Siin on tohutult palju, siin on ligi 100 koobast erinevas suuruses. Põhiliselt on 12 budistlikku, 17 hinduistlikku ja siis 5 jaini koobast. Et siin on need religioonid natuke põimunud oma vahel. Erinevatel ajastutel erinevad religioonid nagu domineerinud. Ja kohe siin väravas on siis kõige uhkem hindu tempel, tohutu suur, maailma kõige suurem monoliitne kaljost välja uuristatud tempel. Et kui te nüüd ette kujutate, 85 000 kuupmeetrit kivimassi on siit mäest välja uuristatud selleks, et luua meie ees olev tempel. Ega see tempel ei tekkinud see üleöö. Võttis aega 10 põlvkonda, ligi 200 aastat, 9. kuni 11. sajandini siin nikerdati. आला आला राम नवमीचा सण आला जिथे पाहू तिथे दिसते सायलीला आला आला राम नवमीचा सण आला जिथे पाहू तिथे दिसते सायलीला वेलकम टू सायलीला वेलकम टू सायलीला Kailashi templi kõrgus on siit jalamilt üle 30 meetrit, 32 meetrit umbes. Tõeliselt kõrge ja see on kõik välja taotud sellest samast kaljust. Basaltkalju, kõva basaltkalju, mida on siin väikeste meislite ja peitlitega välja toksitud. Väga kihvt koht. आई बाबा की माया एड बहिणीची छातील तू मला कधी कथा नकळत हा देह माझा तुझाच झाला आई बाबांची माया एड बहिणीची छातील तू मला कधी कथा नकळत हा देह माझा. Siin võib igal pool ringi käia, ei ole mingisugust piirangut, ei ole aeda ees. Roni üles, roni alla, vahele, kuskile taha, ainult templis peab kingad jalast ära võtma.
siin on nagu töö pooleli jäänud, et 15 sajand jäi lõpetamata. Tehakse nüüd valmis. साईनाथ महाराज की अच्छा भला कोई तो करम कर ले, अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले. Kui see esimene 16. koobas võlus enda terviklikkusega, mis on nagu välja tahutud ühest kaljunukist, siis siin on terve templikompleks rajatud otse kalju alla. Suhteliselt raske kalju kivi alla. Väga muljetavaldav, kuidas see kõik püsti seisab. Me oleme jõudnud kõige tagumisse nurka tšainistlike koobaste juurde ja on väga palav. समझ न पाए तू ये जगत वीराना है, समझ न पाए तू ये जगत वीराना है, रात भर का डेरा है सवेरा. लंगडी मने भरतर मला शिर्डीला न्याल का, हे लंगडी मने भरतर मला शिर्डीला न्याल का, लंगडे हा पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का, लंगडे हा पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का. Me oleme nüüd kõige vanemas otsas budistlike pühakodade juures. Need on kõik üle 1000 aasta vanad. Mõelge, üle 1000 aasta vanad. Kõige esimesed 1500 aastat vanad. Ja milline detailsus, milline suure joone mastaapsus, enneolematu. जाता तोल माझा सांभाळून घ्याल का, जाता तोल माझा सांभाळून घ्याल का, लंगड्या पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का, लंगड्या पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का, लंगड्या पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का, लंगड्या पायाला माझ्या पैजन द्याल का, पैजन द्याल का. बोबडी मने भरतर मला शिर्डीला न्याल का, बोबडी मने भरतर मला शिर्डीला न्याल का. Neeri, mis meiega juhtus just? Me tellisime midagi, mis on very spicy. Ja me nõudsime seda, aga seda ei toodud meile. Ei toodi küll. Meile toodi nüüd teine, mis oli natukene vähem spicy. Aga mis pidi ikkagi olema kole ja black ja spicy. Ma ei tea. Kohe saame teada. Tuli välja, et vürtsine ongi päris vürtsine, kui nad ikka hoiatavad. Natuke suu põles. Aga õnneks olid siin ka päris hüvad magustoidud. Kuradi
ettekandjad lihtsalt salaja teevad meist pilti ja siis pärast tulevad. ei, aga õnneks nad tõid tagasiside vormi ka. seekord oli hard pass. Päev hakkab jõudma õhtusse. Tänane see siukene kuum ikka kurnas päris korralikult ära. Igastahes need koopad, väga kihvt koht. Enne me ei jõudnudki selleni, sest me olime lihtsalt Tosseli väljas. Väga palav oli keset päeva ka. Jõle palav, aga kindlasti väga väärt koht. Ülikihvt, lihtsalt ikka täiesti teistsugune elamus siin Indias. Ta on sarnane Petrale, aga ta on ikkagi hoopis teine. Ja me oleme teel järjekordse, ilmselt selle reisi viimase Taj Mahali juurde. See on nüüd tegelikkuses täitsa Taj Mahali laadne toode, et ta on ehitatud selle järgi. Ta on siukene 30% väiksem mudel sellest, mis me siis Agras nägime. Päike hakkab loojuma, täpselt paras aeg sammud sinna seada. डोळ्याला माझ्या गॉगल द्याल का गॉगल लावीन गुरुस्थानी जाईन रूपदेवाचं डोळ भरून पाहीन. On 6. reisipäev, me oleme jõudnud Agra linna ja meie selja taga on Taj Mahal. Tegelikult see ei ole Taj Mahal. Sorry, et ma valetasin. See on mingi teine Touch, mis selle nimi on? Touch of the Decade või midagi sellist. Meie viimane Taj Mahal rehabiliteerib natukene nüüd seda udukogemust, mis meil oli Agras. Väga ilus päikesevalgus, loojang, värvide mäng. Muidugi ta on, nagu Erich ütles, natuke nagu välja venitatud, ei ole päris vähendatud nurgast tõmmates, vaid on niimoodi pikkusesse venitatud ja natuke vähem poleeritud on ka. Ütleme nüüd niimoodi, et veidi tüütuks muutus see lugu siin. Kõik nüüd tahavad teha meiega pilti, meiega annul joostakse, meie rahulikust päikeseloojangu nautimisest ei tule nagu midagi välja. Tahavad teha nii suured kui väikesed, eriti väikesed, aga siis kui me oleme väiksed ära peletanud, siis tulevad ka mõned vanamehed, kes tahavad pilti teha, et me täitsa lõpp. See on ikka veidi imelik. Eri, kuidas on kuulus olla? Ma tahan koju. Nii väga koju. Te ei kujuta ette.